Tere hommikust! Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna räägin sulle siis ühest sellisest tehnikast või sellisest meetodist, millele võiksime anda siis pealkirjaks pilt iseendast. Mõnikord öeldakse ka see, et see on see tuleviku mina, ideaal mina, et kuidas sa võid anda ise sellele nimetuse nii, nagu sulle meeldiks seda kirjeldada. Aga milles on siis meie probleem? Ja minu probleem, sinu probleem, väga paljude inimeste probleem on olnud selles, et meile tundub mingitel hetkedel, et me tahaksime käituda nii, me tahaksime osata seda, teist või kolmandat. Ja siis meile tundub, et sellel hetkel, kui meil on just seda kõige rohkem vaja, siis see ei tule meil meelde või me unustame selle ära ja me lihtsalt ei tee seda. See, kas ma saan mingite asjadega hakkama või mitte, sõltub inimese minapildist. Ja täna ma pakun sulle siis ühte sellist meetodit, mida sa saad iga päev harjutada. Ja kui sa päriselt tahad endas mingisugust oskust või omadust treenida, siis võta seda asja selles mõttes tõsiselt, et leia igal päeval endale 30 minutit. Segamatut aega, kus sa paned kõik tilinad ja helinad, keerad maha, kõik on vaikne, kus sa tead, et ükski laps ei tule, mingid kassid, koerad sind ei sega. Et selles mõttes ja loomulikult, et mis iganes ootamatu asi võib vahepeal juhtuda, aga et põhimõtteliselt, kus sa oled oma segajad kõik ära pannud ja sa tead, et sa saad selle aja endale võtta. Ja siis üks võimalus on see, et ma pakun sulle täna tegelikult 2 võimalust, kuidas seda harjutust teha. Üks võimalus on see, et sa lihtsalt istud mugavalt tugitoolis või diivanis või oled voodis pikali, kuidas sulle iganes olla meeldib, istud looduses, naudid, sulged oma silmad, hingad värsket õhku sisse ja lõdvestad oma keha, nii nagu, umbes nii nagu meditatsiooni hakkaksid minema, et hingad mõned korrad rahulikult sisse ja välja, et ühtlustad oma energiasüsteemi. Ja sulged silmad ja viid siis oma tähelepanu oma sisemaailmas sellele minale, kelleks sa tahad saada. Ehk siis 30 minutit, et sa ei vaataks vahepeal kella, siis ma soovitan sulle, et sa võid endale isegi mingi märguande või helina panna, et siis sul ei teki seda vajadust, et sa iga 5 minuti tagant seda kella tahad vaadata, et kas juba 30 minutit täis on. Et 30 minutit on tegelikult lühike aeg selle harjutuse tegemiseks. Aga inimesed, kes ei ole harjunud vaikuses olema, kes ei ole harjunud keskenduma, et nende jaoks võib see olla nagu väga, väga pikk aeg, ütleme niimoodi. Ja kui sa seal siis istud või pikutad ja siis hakka ette kujutama, et milline sa oled siis, kui sa seda asja oskad, mida sa tahtsid. Või kui sa neid asju räägid. Näiteks vahest on ka see, et me ei saa nagu raskeid või ebamugavaid asju välja öelda. Meil on raske rääkida millestki. Et mida sa siis teed, kui sa räägid, milliseid sõnu sa kasutad, kuidas sa ennast tunned, millisena sa ennast näed, Kui see on mingi tegevusega seotud, et vaat ma oskan seda teha, siis kujuta ette, kuidas su keha liigub, eks ju, et mis su kehas on, et mida sa tunned sellel hetkel, kui sa sooritad seda tegevust, kui sa teed neid asju, kui sa astud neid samme. Ehk siis sul on vaja 30 minutit näha, tunda, kuulda ja kogeda iseennast just selles situatsioonis või selles olukorras, milles sa tahad olla suurepärane. Ja sa lihtsalt kujutled seda endale ette. Ja ma tean seda, et väga paljudel inimestel on see tahtmine siis selline, et tahaks nagu kuidas öelda, vaadata ennast nagu suurelt ekraanilt või mitte ennast, vaid vaadata siis oma elu või seda tegevust kõrvalt nagu filmi. Aga siin on oluline see, et mitte sa ei vaata kõrvalt, vaid sa lähed sisse, et sina oledki see, kelle suu liigub ja kes ütleb neid sõnu või kelle käsi või jalg liigub või mis iganes. Et teed neid asju, et sa oled nendes olukordades, sest tuled sellega suurepäraselt toime. Et see tunne su kehas nagu ka füüsiliselt tekiks, et oluline on see, et su seisund muutub. Ja seal juures, kui su seisund muutub, sa ei pea
mõtlema iseendast sellisel viisil, et ma usun seda, et ma kunagi hakkan seda tegema. Sa ei pea siis enam mitte midagi uskuma, sest su närvisüsteem teeb siis selle juba ise ära. On ju? Ta harjutab sind, et kui sa 30 päeva kujutad ette, su närvisüsteem tegelikult harjutab uusi ühendusteid sinu kehas, sinu ajuga, sinu teadvusega, sinu alateadvusega, on ju, et valmistada sind nendeks uuteks olukordadeks ette. Et just see, et sa näed, kuuled, tunned ja teed neid asju ja just kui nagu füüsiliselt, et sa juba täna teed, et mis ära mõtle selle peale, et ma päriselt ei oska või ei ole valmis. Ma täna 30 minutit teen seda, ma luban endal seda tunda, näha, kuulda ja kogeda. Just seda, milliseks ma tahan saada. Ehk ma täna olen 30 minutit see inimene. Ja homme olen 30 minutit see inimene. Ja ülehomme ja nii edasi 6 aja pärast. 6 aja pärast anna siin video all teada, kuidas sul läks. Teine võimalus on seda sama asja, mida ma näen, kuulen, tunnen, kirja panna. Ja 30 päeva kirjutada. 30 minutit järjest, iseenda parimast minast. Aga siin ma soovitaks nii selle ettekujutuse juures kui ka kirjutamise juures, ma soovitaks siis lähtuda sellest, et sa mitte ei arutle seal pikalt laialt, milline sa siis oled, vaid sa ikkagi keskendud sellele ühele oskusele või omadusele ja lihvid seda ja keskendud detailidele. Ma toon ühe näite selle kujutluspildi harjutuse kohta, et kui üks inimene on teinud, kartis hambaarsti juures käimist ja siis ta kujutas ennast ette, et ta läheb sinna hambaarsti juurde, ta paneb endale aja, et ta istub seal arstitoolis, et kõik, mis seal on, eks ole, tundis seda ärevust, mis tal seal natukene võis tekkida ja iga päevaga see ärevus muutus väiksemaks. Aga oluline on siin siis need detaile tajuda, kui ma katsun käega selle tooli mingit käetuge või mis iganes pind, et osadel toolidel ei ole käed, et milline see nahk mu käe all tundub, kui ma seda katsun. Tavaliselt need on kergesti puhastatavast materjalist need toolid, eks ole, kas siis mingist kunstnahast või millestki. Et kuidas see pind mu käe all on, kui ma seda katsun, eks ju. Et siis ma tunnen seda, mis iganes tuimestite ja ravimite ja antiseptikute lõhna, mis tavaliselt seda hirmu tekitab, siis sa hingad seda sisse ja tunned, et kuule, ma täna ei kardagi, on ju. Siis mingid sellised asjad ja siis see hambaarst, kelle juures sa käid, et siis sa tead, kui sul on oma hambaarst, kelle juures sa käid, et sa tead, milline ta välja näeb, et sa näed tema nägu endale lähenemas, on ju, tema silmi sinu silmadesse vaatamas, tema naeratust võib olla, et suu on küll kaetud selle maskiga, aga silmad võib olla naeratavad, on ju. Sa näed tema käsi, kas need on tsoonilised või millised on tema küüned, eks ole, milline see tema nahk on, et sa näed nagu selliseid detaile. Et sa näed võib-olla neid tema tööriistu, mida iganes. See on nüüd see hambaarsti näide, sa võid ükskõik mida, eks ole, võtta, et kui sa mõtled, et tahad viiulit harjutada või žonglöörimist harjutada, ja kuidas sa seda teed, et millised need pallikesed või munakesed on, mida sa loobid, on ju. Et viid nagu suurelt pildilt iga korraga tähelepanu järjest väiksematele detailidele, nii ette kujutades kui kirjutades. Ja olen tänulik, kui sa annad mulle siin video all teada, et kuidas sul sellega läheb. Kui sa jääd oma asjadega kinni ja vajad minu abi, siis siit video alt sa leiad ka lingi selle kohta, või selle suunise siis selles suhtes, kuidas sa minu vastuvõtule pääsed. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsate kohtumisteni.